Tere kõigile teile, kes te olete Kolgata noortekat vaatamas. Nagu Meeri ütles, tõesti, mina olen Eneli ja ma olen Tartu Saalemi koguduse noortejuht ja mul on väga hea meel olla siin Kolgata noorte keskel, tervitada teid selles laivis. Nimelt, Sander ja Maris on ühed minu sõbrad ja kui Sander kutsus mind, et ma võiks sõprusest rääkida, siis ma võingi rääkida sellest, kuidas nemad on mu sõbrad. Ja me just laulsime tegelikult sellest, kuidas Jeesus on see sõber, keda me võime igatseda ja kes tegelikult võib meie elu muuta ka. Aga ma tean, et siiamaani te tegelikult olete rääkinud ka koguduse suhetest ja peresuhetest ja võib-olla veel millestki. Aga täna ma tahaks minna teiega siis eelkõige sõprussuhete teemasse ja võib-olla puudutame natuke ka neid kooli- ja töösuhteid, et kes eventi vaatas, siis te nägite, et seal oli 2 küsimust. Üks oli see, et kas piibel räägib midagi nendest suhetest? Jah, räägib küll. Ja me võiksimegi siin lõpetada, et igalühel piibel kodus olemas või kui ei ole, piibel.net, võtad lahti, saad lugeda, mis see piibel siis räägib. Aga ärge muretsege, ma ei tee teile seda nii keeruliseks, ma jagan teiega ikkagi natuke ka. Nii et kellel on piibel olemas, siis ma julgustan sind, võtta see välja, sest me vaatame mitmeid kirjakohti ja me tahame, et Jumala sõna oleks see, mis kõnetab meid. Nii et ärme raiskagi rohkem aega, vaid vaatame kohe piiblisse. Nii et otsi välja õpetussõnad 17. Ja kui sa oled juba palju kirikus käinud või laagrites käinud, siis sa võid mõelda, et sõprusega seotult õpetussõnad 17, jah, salm 17 ka, mis räägib sellest, et tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Siis 18. peatükk õpetussõnadest 24. On sõpru, kes üksteist maha löövad, aga mõni sõber on ustavam kui vend. Ja õpetussõnad 22, 24. Ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi raevutseva mehega. Need on mõned sellised sissejuhatavad kirjakohad, mis ma loodan aitavad meie südant häälestada sellele teemale ja sellele, kuidas Jumala sõna võib meid kõnetada. Kui te panite tähele, siis nendes kirjakohtades räägib sellest, et see tõeline sõprus, mis meil kellegagi võib olla, ei lähe ära siis, kui ajad lähevad raskeks, vaid just selles raskes ajas tuleb esile see, kes päriselt on meie kõrval, kes on see tõeline sõber. Ma usun, et meil kõigil on praegu olnud üsna huvitavad ajad, võib öelda ka rasked ajad, kui me oleme sotsiaalselt olnud kauged üksteisega, sest me järgime neid nõudeid, mis on ühiskondlikult seatud. Me võib-olla saame ainult videokõnesid teha või helistada, aga me ei näe üksteist vahetult. Siis mõtle korraks, kes on need inimesed, kellele sina saad helistada või kellega sa teed videokõnesid või kellele sa kirjutad Messengeris. Kes on sinu jaoks täna ka need, kes on olemas? Ma loodan, et sulle on tulnud mõni nimi meelde. Ja kui sul ei tulnud praegu kedagi meelde, siis mõtle, kellele sina võiksid kirjutada, sest sõprus on kahesuunaline. Siin ütles ka 22. peatükis seda, et ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi raevutseva mehega, mis viitab sellele, et on oluline, keda me enda ümber toome, kes on need sõbrad või millised on nende käitumised ka. Kuna ma olen ka psühholoog, siis ma jagan teiega mõnda sellist psühholoogilist poolt ka, enne kui me lähme veel rohkem Jumala sõnasse. Nimelt inimesel on psühholoogiliselt mitu sellist baasilist vajadust ja me mõtleme sellele või mitte, me tegelikult kõik igatseme, et need vajadused saaksid täidetud.
Üks nendest vajadustest ongi see, et me oleksime teiste inimestega seotud, et meil oleks selline lähedus, ehk siis meil on see igatsus luua emotsionaalselt selliseid turvalisi suhteid, turvalisi sidemeid, kus me tunneme ennast hästi. Ja kui sa mõtled oma lähedaste sõprade peale, siis ma usun, et see esimene emotsioon, mis sul meenub, ongi see, et meil on nii tore koos olla. Või me nagu ei teinudki otseselt midagi, aga lihtsalt see, et me olime koos, oli juba nagu piisav, et päev rõõmsamaks teha. Ja aga sotsiaalselt me vajame seda, et me kuuluksime kokku kellegagi, et meil oleks see nii-öelda oma ring, kellega meil on sarnaseid võib-olla huvisid või meil on sarnaseid mõtteid, mõtteviise, aga kellest me tunneme ka ära, et nad on need tõelised sõbrad, kes igal ajal võivad olla meie elus olemas. Aga lisaks sellele kõigele me vajame ka seda, et meil oleks autonoomsust, mis tähendab seda, et me saaksime nagu ise olla. Et me ei kaotaks nende sõprusringide, oma töökollektiivide, klassikaaslaste, kus iganes keegi teist on, sees ära seda, kes mina olen. Ja kui me jääksime siia nii-öelda psühholoogilise teooria juurde, siis võib-olla mõnele see kõlas toredalt, võib-olla mõni mõtles, et miks sa sellest üldse räägid. Aga kristlastena me ei lõpetagi siin. Sest me teame, et inimesed ei saa täita kõiki neid vajadusi, mis meil on. Aga me saame panna oma pilgu Jeesuse peale ja teada, et tema on see, kes võib täita neid vajadusi, mis on meie südames nii sügaval, et me ei oska neid sõnastadagi, aga tema teab neid ja temal on see kõik olemas, millega need vajadused ka täita. Ja tema on see, kes annab meile teada, kes me siis oleme, siis kui me oleme sõprade ringis või siis kui me oleme üksi, kui me oleme ise. Ja ma tõesti loodan, et sa lubad Jeesusel kujundada iseennast, kõneleda täna õhtul sulle sellest, kelleks tema sind on loonud. Mul on üks sõbranna, kellega me oleme olnud nüüd sõbrad vähemalt 8 aastat. Kui meie sõprus algas, siis me nägime, et meil on nii palju ühiseid asju, nagu põhimõtteliselt see, et mina mõtlen ühte ja ma juba tean, et ta mõtleb seda sama, kuigi me alles nagu saime sõpradeks ja õppisime üksteist tundma. Aga siis meie sõpruses tuli kätte selline periood, kus tal oli väga keeruline. Oli mitmeid asjaolusid, mis selle keeruliseks muutsid. Kõige keerulisem osa neist oli see, et ta langes väga sügavasse depressiooni. Ja see ei olnud lihtsalt see, et tal on 2 nädalat nagu masendus või natuke kurb olla, vaid see oli päris pikk periood ja suitsiidimõtted ei olnud ainult mõtted, vaid tal tekkis ka juba plaan, kuidas ta võiks seda teha. See tõi meie sõprusesse väga suure muutuse. Ühe koha pealt selliselt, et ma tundsin, et ma pean olemas olema tema jaoks kogu aeg. Ma ei saa lasta tal kuidagi üksi jääda, sest siis ta võib-olla läheb ja teebki oma plaani nagu teoks. Teistpidi mina selle sõpruse sees tundsin ka, kuidas ma lihtsalt nagu vajun kuskile. Ehk siis see autonoomsuse osa, see, et ma saan nagu ise olla, see, kes ma olen selle sees, hakkas vaikselt kaduma, sest ma tundsin, et ma pean nii palju olema toeks talle. Kui mul ei oleks olnud Jumalat siis ma võin öelda, et võib-olla me mõlemad ei oleks täna elus. Aga tänu sellele, et ma tundsin Jumalat ja tema tegelikult on ka kristlane ja tunneb Jumalat ja elab Jumalaga ja täna on ta elus kõik hästi ja me oleme jätkuvalt sõbrad ja me oleme ülitänulikud selle eest, et me saame sõbrad olla. Aga kui minu elus tõesti ei oleks olnud Jumalat siis me oleksime mõlemad lihtsalt kokku vajunud,
sest meil ei oleks olnud pinnast, kus kindlalt seista. Ehk siis meie sõprustes on oluline see, et me toetame üksteist, me oleme üksteise jaoks olemas, aga et meie pilk püsiks ikkagi Jumala peale, et see lootus, see kindlus ei lähe inimeste peale. Kui me vaatame Jeesuse elu, siis mis te arvate, mitu sõpra Jeesusel võis olla, kui ta elas maa peal? Võite panna sinna laivi kommentaaridesse või saata Sandrile otse neid kirju pakkumistega. Mis te arvate, kes te saalis olete? 2 ja palju. No jah, 2 ja palju. 2+. Kindlasti. Vähemalt 2 oli, jah. Sellega me võime nagu piirduda. Aga ühed Jeesuse sõbrad, kellega me väga tuttavad oleme, kui me oleme piiblit lugenud või kui me oleme varem siin Nortekal olnud ja kuulnud lugusid Jeesuse elust, siis me teame, et ta jüngrid on ta sõbrad. Ja kui me mõtleme selle peale, kuidas nende sõprus toimis, siis Jeesus kutsus nad. Jeesus tegi põhimõtteliselt nagu ettepaneku, et kuulge, tulge kaasa minuga, oleme sõbrad. Tulge vaadake, mis mul on teile anda. Ja see oli rohkemat kui lihtsalt see, et see sõprus, mida meie praegu ette kujutame. Sest kui Jeesus meid ka kutsub, siis tal on alati rohkem anda kui meil talle. Aga Jeesus võttis ka aega, et olla üksi. Isegi siis, kui tal oli nii-öelda oma sõprusgrupp jüngrite näol tekkinud, siis ta ikkagi võttis aega ka, et olla üksi, olla isa ees, kuulata seda, mis on tema tahtmine, mis on see, mida isa tahab, et Jeesus võiks teha. Ta armastas oma jüngreid, aga sellegipoolest ta vajas hingamisaega. Ja seda tundsin ka mina selles sõpruses, mida me teile just kirjeldasin oma sõbrannaga, kus ta oli mulle nii kalliks saanud, et mulle tundus, et ma ei saa nagu lubada tal olla üksi, teades ka, et tal on keerulised ajad, aga tegelikult ma vajasin seda hingamisaega, kus ma astun sammu tagasi ja ma lähen isa ette, ma lähen Jumala ette. Ja siis mul on jälle midagi sellesse sõprusesse panustada. Ehk siis võiks öelda, et Jeesus õpetas oma jüngritele ja üleüldse õpetab täna meile ka neid piire, mida tõmmata, et meie sõprussuhted võiksid olla terved, võiksid olla tervislikud, et me ei mataks üksteist ära nende asjade sisse, mis meie eludes toimuvad või selle sisse, kui meil raske on. Et ma psühholoogina kuulen tihti ka seda, kuidas öeldakse, et vähemalt siin ma saan kõik asjad ära rääkida ja see on tõsi. See on see keskkond, kus inimesed võivad jagada, mis iganes nende elus sellist on, mida nad tahaksid sellel hetkel jagada. Aga siis vahel tundub, et see nagu võrdpilt, mis inimeste pähe tekib, on see, et mina olen justkui see solgiämber, kuhu nad võivad kõik oma solgi valada ja siis nad saavad rahulikult puhtana ära minna. Kui meie sõprused ka nii toimivad, siis on päris kehvasti. Nii et vaata, et sina kellegi solgiämbriks ei saa. Piiblis on väga palju tegelikult lugusid sellest, mida me saame oma sõprustesse, mida me saame oma töökollektiividesse või oma klassidesse, tuttavate ringi, sugulastega suhetesse igale poole kaasa võtta. Aga üks selline väga nagu klassikaline, aga ka väga sisukas lugu sõprusest on Vanas Testamendis, 1. Saamueli raamatus. Jah, need ei ole Taavet ja Koljat, aga on Taavet ja Joonatan. Ja nende sõprus illustreerib meile väga palju seda, mis ongi sõprussuhetes oluline.
kes tahab pärast üles otsida ja täpsemalt lugeda neid lugusid, siis 1. Saamueli raamat Vanas Testamendis, 18. ja 20. peatükk räägivad Joonatani ja Taaveti sõprusest. Aga mida me sealt näeme, on see, et Taavet peaks saama Iisraeli kuningaks ja on endine kuningas Saul, kes saab aru, et see vist nagu nii hea mõte ikkagi ei ole, et tahaks ise ikka kuningas edasi olla. Aga Taavet ja Joonatan, kes on siis Sauli poeg, on saanud sõpradeks. Ja see sõprus saab alguse sellega, et nad nagu sõna otseses mõttes nad teevad kokkuleppe, et nad on nüüd sõbrad. Ja nad ei tee seda kokkulepet lihtsalt niimoodi, et surume kätt ja ongi olemas, vaid nad teevad seda Jumala ees. Nad kaasavad Jumalat ka sellesse. Ja see näitab pühendumist, et see ei ole lihtsalt selline sõnakõlks, mida sa ütled, vaid sa lähed koos Jumala ette ja palud, et tema oleks ka selle keskel, et tema juhiks seda sõprust. Ehk siis esimene oluline asi, kui me tahame luua sõprussuhteid, mis on tähenduslikud ja mis säilivad, mis on terved, siis mõlemad osapooled peaksid pühenduma sinna. Ja see ei ole ainult sõprussuhetes, see on teistes suhetes ka. Et siis, kui seda nii-öelda köit hakkab ainult ühele poole vedama, siis on juba midagi valesti. Mõlemad osapooled peaksid panustama sellesse ja tahtma panustada sellesse, mitte olla kuidagi sunnitud panustama. Ja teine väga oluline asi ongi see, et me kaasaks Jumalat sinna. Kristlastena see on meie jaoks justkui nagu, ongi nii loomulik, et kui ma elan oma elu Jumalaga, siis ta ongi kaasas kõigega. Ta on kaasas siis, kui ma lähen kooli, ta on kaasas siis, kui ma olen tööl, ta on kaasas nendes vestlustes, mida ma pean. Ja me igatseme, et need sõprused võiksid peegeldadagi seda, et me võime olla julgustavad ja toetavad ja aidata üksteisel ka Jumalas kasvada. Kolmas asi on see, et sõprus tegelikult nõuab päris suurt riski. Sest selleks, et see sõprussuhe võiks tekkida, et see ei oleks lihtsalt selline, sulle meeldib ka sinine, jah? Okei, äge, me oleme sõbrad nüüd. See toimib lasteaias. Aga sealt edasi läheb juba natukene nagu keerulisemaks. Ehk siis me võtame riski sellega, et me avame ennast. Me jagame enda kohta infot, mis teeb meid haavatavaks ja seega loob selle võimaluse, et me võime haiget saada. Aga need riskid on väärt seda sõprust, kui see on see tõeline sõber, kes armastab igal ajal, kes ei jäta sind maha, kui tuleb mingi raske aeg või mingi keerukas aeg või kui ta enam ei viitsi või talle tundub, et aitab küll. Ehk siis me võtame selle riski, kui me tahame astuda sõprussuhtesse või mis iganes suhtesse selliselt, et see võiks püsida. Et seda usaldust saaks seal üldse luua. Ja viimane asi, mida ma täna välja toon, on see, et nende suhete läbi, mida me loome, mida me ehitame, me igatseme kristlastena peegeldada seda, et see armastus, mis meile on tulnud Jumala käest, see võiks välja paista ka nendes suhetes. Ehk siis me jagamegi oma elu sügavamal tasandil kui lihtsalt ühised huvid. Need inimesed, kellega sa ringtreeningus koos käid, nad tegelikult ei ole su sõbrad, kui sa ei ole nendega rohkem rääkinud, kui see, et sa tead, et nad teevad sama harjutust su kõrval. Et see nõuab rohkemat kui lihtsalt ühine huvi. Üksteise tundma õppimine, usalduse loomine. Kõik need asjad loovad ka seda, kus me saame väljendada tegelikult seda hoolimist, seda sooja ja turvalist suhet, mida iga inimene vajab. Ja Joonatani ja Taaveti loos me näeme kõiki neid asju. Joonatan ei jäta Taavetit kuidagi hätta või ei jäta teda ohtu selliselt, et
et ta võiks surma saada või midagi. Et lugege, see on väga põnev lugu. Ma ei lähe sellesse nii väga süvitsi täna, aga seal on mitmeid kohti, kus me näeme, et nende sõprus püsib igal ajal, igas olukorras ja püsib tänu sellele, et Jumal on selle keskel. Kui me aga vaatame Uue Testamendi lugusid ja nüüd sa võid kerida ennast siis Johannese evangeeliumi 15. peatükki. Ma annan sulle natuke aega, et sa jõuad selle üles leida. Jah, ma usun, teil on kiired näpud, leidsite juba. Nii et Johannese 15 ja salmid 12–17, loeme need koos. Jeesus ütleb, minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et te vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu ma annan teile, armastage üksteist. Kui te nüüd panite tähele, mis need 4 asja olid, mida ma enne välja tõin, siis Jeesus on järginud ka neid kõiki. Tema on andnudki selle eeskuju meile. Jumal saatis oma ainusündinud poja maale ja Jeesus ei puigelnud vastu sellele, vaid ta tuli. Ta võttis selle pühendumise. Et ta tuleb ja ta teeb isa tahtmist. Jumalat ta kaasas selle sisse kogu aeg, sest ta ise on ka Jumal. Aga ta võttis ka neid hetki, kus ollagi isa ees ja kuulata, kus olla nii-öelda selles ühes meeles või ühenduses. Ja ta võttis väga suure riski, kogu meie patu ja läks ristile, ohverdas iseennast, tegi ennast nii haavatavaks, kui keegi üldse saab teha. Teades, et on mitmeid, kes ei mõista seda või kes ta enda sõbrad, need samad jüngrid, kes ei saanud nagu pihta kohe, kui see juhtus. Aga ta tegi seda, sest ta peegeldas seda suurt armastust, mis tal on meie vastu, mis tal on sinu vastu täna ka. Et ta on see sõber, kes võib jagada meile palju rohkemat, kui me saame nende sõprade käest, kes meil inimeste näol on, kes on meil nagu füüsiliselt kõrval. Aga ta on ka see, kes annab meile seda armastust, mida välja jagada. Ja siit kirjakohast Johannese 15, 12–17 me näeme ka seda, et tema valib meid. Ta kutsub meid oma sõpradeks. Kas sina oled selle kutse vastu võtnud? Sa võid mõelda selle peale täna õhtul. Kui siit jääb midagi väga segaseks, sinu jaoks tekib nagu 500 küsimust, siis ma usun, sa võid kirjutada Sandrile, kes on Golgata noortejuht või noortetiimist kellelegi, keda sa tunned, ja küsida täpsemalt nende teemade kohta. Küsida selle kohta, et miks sina peaksid olema Jeesuse sõber või miks nemad on. Aga sõpruses ongi oluline see, et me seame need piirid, millest ma alguses rääkisin, et me ei lase iseennast kuidagi ära kaotada nende sisse. Ja neid piire on hea seada koos Jumalaga, tema sõna valgel. See nõuab meilt pingutust, jah. Meil on vaja lugeda ta sõna, et teada seda.
Väga oluline on ka see, et me kommunikeerime neid piire. Et me ütleme välja, mis on meie jaoks okei, mis on juba liiga palju. Neid asju ei ole kõige lihtsam alati öelda, aga neid on väga oluline öelda. Ja veel olulisem selle juures on ka see, et me austaksime neid piire, mida me seame. Et me ise austaksime neid piire, mis me paneme, ja me austame neid piire ka, mida teised meile kommunikeerivad. Ja seda kõike ongi lihtsam teha, kui me kaasame Jumalat sinna. Me oleme nagu Joonatan ja Taavet, kes tulevad Jumala ette ja paluvad, et tema oleks selle kõige keskel, et tema oleks see, kes juhib neid sõprusi, neid suhteid. Ja ma igatsen, et me võiksime peegeldada seda armastust, mille osaliseks me oleme saanud. Kui sa tunned Jumalat, siis sa tead, millest ma räägin. Et see armastus võiks välja peegelduda juba meie mõtetes, sest mõtted juhivad väga palju seda, kuhu me lõpuks oma sammud seame. Aga siis ka meie sõnades. Ma ei tea, millal sina viimati kuulsid midagi julgustavat. Kui sa praegu meedia lahti võtad, siis sa võid lugeda väga palju huvitavaid uudiseid, aga ma ei tea, kui julgustavad need on. Nii et ka see, mida sina räägid, võib-olla vaata üle, kas see julgustab su sõprusringi, su koolikaaslasi, su töökollektiivi. Ja see, kuidas sa elad, mis on need teod, kas need peegeldavad seda armastust, mis Jumal on sulle andnud. Sest sellest tuntakse, et me oleme Jeesuse jüngrid, kui armastus on isekeskis. Ja see armastus ei saa olla lihtsalt kuskil nagu peidetud, vaid see paistab välja. Ja kui me tuleme tagasi õpetussõnade juurde, saate natuke leitseda nüüd veel, siis 3. peatükk minu meelest annab nagu väga praktilisi näiteid veel, väga praktilisi soovitusi. Ma tean, et kui jutlusi kuulata, siis sageli jääb nagu see, et aga mida ma siis teen? Siin on täitsa mitu salmi, mis ütlevad sulle, mida teha. Nimelt õpetussõnad 3, 27–35. Loeme need ka üheskoos. Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha. Ära ütle oma ligimesele, mine praegu ära ja tule teinekord tagasi. Küll ma homme annan, kui sa seda kohe saad teha. Ära kavatse kurja oma ligimese vastu, kui ta elab ustavalt su juures. Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta, kui ta ei ole sulle kurja teinud. Ära ole kade mehele, kes on vägivaldne, ja ära vali ühtegi tema teedest, sest pöörane on issanda meelest jäle, aga õigetega on tema osadus. Issanda needus on nõela kojas, aga ta õnnistab õiglase eluaset. Pilkaja üle on tema pilkaja, aga alandlikele annab ta armu. Targad pärivad au, aga albid kannavad häbi. Kui me selle kokku võtame, siis ütlebki seda kõike, et kui meil on see armastus, mida Jumal saab meile anda, kui me oleme ära tundnud tema, siis meil on ka seda jõudu, et teha teistele head, seda tarkust, et kedagi aidata, kui tal see vajadus on, kui ta tuleb meie juurde. Ja seda tarkust ka valida, kelle seltsis me oleme. Ja olla andestav, kuulata ära ka teine osapool, enne kui me hakkame oma emotsiooni pealt vastu vaidlema või ennast õigustama. Ja kui meil tekib see tunne, et aga ma ei tea, tal on ju nii hästi ja mul ei ole, siis taas on Jumal see, kelle peale oma pilk suunata ja küsida tema käest seda, mida sa vajad, sest tema teab seda kõige paremini. Et kaasa Jumalat oma ellu, kaasa teda oma sõprussuhetesse. Sa leiad piiblist väga palju juhiseid, väga palju vastuseid tegelikult, kuidas seda veel teha. Et ma võiksin sellest tunde rääkida, aga kella vaadates vist täna rohkem ei räägi. Aga lõpetuseks ma tahaks öelda küll, et väga lihtne asi, mida teha, on see, et palveta nende
nende inimeste eest, kes on su klassikaaslased või su õpetajad, koolikaaslased, kes on su töökaaslased, tuttavad, sugulased, kes iganes. Ja palveta ka oma lähedaste sõprade pärast. Sest me kõik vajame seda, et meil oleks rohkem Jeesust. Ja palvetagem nüüd siis kõik üheskoos ka, et lähme Isa ette. Hea taevane Isa, tõesti ma tänan sind, et sina võid esile tuua igaühe südames täna midagi, mida sina tahad esile tuua. Isa, ma tänan, et sina võid anda juhatust ja tarkust, kuidas ehitada oma sõprussuhteid, kuidas valida neid inimesi, kelle keskel olla ja Jumal, kuidas olla valguseks nendest kohtades, kus me täna saame olla. Olgu see me koolikeskkond või töökeskkond või kodu või sugulaste ring või tänava peal, koguduse keskel. Jumal, igal pool, kus me oleme, ma palun, et see armastus, millega sina oled meid armastanud, võiks välja peegelduda nendele inimestele, et nemadki võiks ära tunda sind. Jumal, et nad võiks otsida sind, igatseda teada rohkem sinust. Isa, ma palun seda kõike ka meile ja meile kõigile, kes me tunneme sind, aga võib-olla on ka meie suhetes midagi, mis on sassis või mis on kuidagi küsimärgi all või kahtlema panev, siis Isa, ma tänan, et sina võid tuua selgust. Ma tänan, et sina võid näidata, mis on need sammud, mida astuda. Kus on vaja andestust, siis palun Isa, aita seda teha. Kus on vaja selget kommunikeerimist, välja ütlema midagi, mis on kuidagi jäänud enda sisse või aita sina sõnastada. Jumal, ja piirid, mis on jäänud seadmata, aita sina neid seada, nii et me võiksime au tuua sinu nimele. Issand, et me võiksime kaasata sind kõikidesse oma elusuhetesse. Tõesti selle igatsusega, et tuua au ja kiitust sulle. Jeesus, ma tänan, et sina ka palvetad meie eest, Isa paremal käel ja Isa, sa tead neid vajadusi, mis meil on, ka siis, kui me ei oska neid sõnastada, siis sina tead neid ikka ja sa täidad neid, issand, sinu sündigu see, mis on sinu tahtmine. Aamen.